Paide linnavolikogu saadik Viktor Kasak otsustasid pöörduda Kuma raadio poole seoses Kuma raadios kõlanud Paide linnapea aastalõpu intervjuuga ja opositsioon ei ole kõikide seisukohtadega seal rahul. Jah, tere, kallid Kuma raadio kuulajad. Et lugesin seda intervjuud ja ütlen ausalt, et see intervjuu tekitas minust väga palju vastakaid tundeid ja mõtteid. Ja neid ma tahaks ka teiega jagada. Kõigepealt positiivne külg, mis oli ainuke minu jaoks seal, oli see, et see intervjuu oli tõesti üllatavalt avameelne. Aga sellega see positiivne ka minu jaoks seal piirdub. Ja mõeldes nüüd selle intervjuu sisule, ma esitasin endale küsimuse, et kas tõesti Paide linna rahvas, kas Paide linna kodanikud on ära teeninud sellist linnapead. Sellist linnapead, kelle kohta me tänu sellele intervjuule saime nii mõndagi teada. Me saime teada, et meie linnapea, praegune linnapea, peab normaalseks Kaido Ivaski ja Mihhail Fešinite suurte häälte toel volikokku pääsenud saadikute üleostmist, ülemeelitamist. Ja kahjuks on meieni jõudnud ka selline informatsioon, et see reetmisplaan oli paika pandud pikalt ammu enne valimise toimumist ja hoolikalt ette valmistatud. Me saime teada, et meie praegune linnapea peab normaalseks müüa ennast ükskõik millisele poliitilisele jõule tulevastel Riigikogu valimistel, mis tähendab seda, et Paide linna tulevikuga pole temal plaane olnudki. Me saime teada, et meie praegune linnapea ei soovi teha investeeringuid linnatänavate ja hoonetesse, vaid soovib inimestesse investeerida, inimeste investeerimise sildi all tõsta endale ja linnaametnikele palku. Jutt ei käi siin ei õpetajatest, ei lasteaiakasvatajatest. Nendele selle aasta eelarve palgatõusu ette ei näe. Me saime teada, et meie praegune linnapea jättes ära aasta lõpu vastuvõttu on täiesti valesti aru saanud selle ürituse iseloomust ja mõttest. See ei ole praalimise ja linnapea kumardamise koht, vaid linnapea kohustus avaldada tunnustus Paide linna teenekatele inimestele. Arusaamatu on pugemine rahapuuduse taha. Kuna maavanema vastuvõtud on tõestanud, et vastuvõtu läbiviimiseks piisab ka mõnest morsiklaasist ja mõnest suupistest. Ja lõppude lõpuks linnapea palgatõusust, ühe kuu linnapea palgatõusust oleks piisanud selle ürituse läbiviimiseks. Nii et see on naeruväärne pugeda rahapuuduse taha. Üks küsimus veel juurde seoses tänaste teemadega ja see puudutab neid samu ülejooksikuid Ako Aasmat ja Jaak Salmarit ja eelkõige just teisele nimetatud, kelle kohta intervjuus Alo Aasma rõhutades ütleb 2 korral, et tehti ettepanek, millest ei saanud keelduda. Kuna Paide linn ei ole Sitsiilia ega Kalabria 100 aastat tagasi, kus tehakse sellised ettepanekud, millest ei saa keelduda, mis tähendavad enamasti siis surmaohtu või mingit sellist täielikku hävitamist, siis oli põhjust uurida, milles on asi. Kui käivad rahvajutud selle kohta, et kirurg Mihhail Fešin olevat teinud arstiabi kuidagi erakonna nimekirjas osalemise hinnaks, siis Mihhail Fešin väitis, et see nii ei ole.
et erakonnaga liitumise otsus oli tulnud varem, Jaak Salmar, kellest jutt käib, sellega nõustub, aga väidab, et teda siiski kutsuti stiilist sõber tule ikka. Kuidas Viktor Kasak on informatsioon või seisukoht IRL-i ülejäänud saadikutel, mida te teate sellest asjast, kuivõrd palju oli Jaak Salmar mõjutatud? Et ta ei kandideerinud kohe sotsiaaldemokraatide nimekirjas, kelle tegevusega ta liitus pärast valimisi? Ma arvan, et ta ise tegelikult ju vastas. Kõigil on selge. Ma arvan, et peaks olema selge, et mingisugust mõjutamist, nagu sellist äraostmist ei ole olnud. See, et kellegi räägiti, nagu ta väitis seal, kui ma nüüd õieti nüüd meeles pean, sõber tule meiega kaasa. Ma arvan, et Paide linnas on kümneid ja kümneid inimesi, kui mitte enam, kellele on pöördutud sellise üleskutsega ja sellise palvega, et tule, ole tubli, kandideeri meie nimekirjas. Seda nimetada nüüd mõjutamiseks, see on ikka, peab ikka olema päris rikkalik fantaasia. Lisaks tuleb välja, et Jaak Salmeril oli selline ettekujutus, et kui erakond võidab, siis võiks luua ka sellise koalitsiooni, kus linnapeaks hakkab hoopistükkis Alo Aasmaa ja võitnud erakonna linnapeakandidaat jäetakse kõrvale. Kas teised nimekirja liikmed ja nimekirja koostajad olid enne valimisi sellisest seisukohast teadlikud? Mina olen osalenud nüüd absoluutselt kõikidel erakonna või nimekirja valimiste eelsetel koosolekutel. Ja sellist küsimust ei ole keegi nimekirja liikmetest tõstatanud, ei ole seda ka teinud isiklikult Jaak Salmar, kes on ka osa võtnud paljudest koosolekutest. Nii et see on, ei vasta tõele see väide.